meiega on, me kasvame suureks, jalad ja käed, oksad ja juured, kuid all keskpäeva päikese ja linnutee, me oleme väikesest väiksemad veel. Palun tõusta ja kõigil kaasa laulda meie kooli hümni. Saalis viibijad, mina olen Ade. Mina olen Laura. Täna heliseb teie viimane koolikell selles koolis. Kooliteel on enamus sammud astutud ja lõpp paistab. Juba juunis alustate eksamitega ning kõik hoiavad teile kindlasti kõvasti pöialt. Need 9 aastat on valvsalt teie toimingutel silma peale hoidnud meie kooli direktor. Anname sõna meie kooli direktorile, härra Peeter Kikasele. Kallid õpetajad, head õpetajad, saalis viibijad. Täna kõlab teile tõesti selles koolis viimane koolikell. Koolikell, mida te ei ole ammu kuulnud ja mis on tänapäeval muutunud vägagi sümboolseks, sest seda helistatakse ainult 1. septembril viimase koolikella kaotuseks. Ka see koht, kus me seda kella helistame, ei ole Tartu Variku kool, vaid kutsehariduskeskus. Kui põgusalt tagasi vaadata, siis teie õpingud algasid Tartu Kunstigümnaasiumis, jätkusid Tartu Variku koolis ja lõpevad lasteaias, nagu teie lennu esindaja eelmisel kevadel lõpuaktusel ütles. Olenemata kohast on teil ikkagi põhikooli koolitunnid läbi käidud ja teadmised omandatud. Teadmised, mis osadel pandi juba proovile gümnaasiumit ühiskatsete ajal ning kontrollitakse neid kindlasti kõigil lõpueksamil. Aga töö on tehtud. Paljud teie hulgast on olnud väga tublid. Teie lend on selline, kes on olnud silmapaistev mitmeti. Minule isiklikult on valus see, et just teie peate olema esimesed, kes uues koolimajas õppimisest ilma jäävad. Aga keegi pidi ju see esimene olema. Teie klassid said kokku pandud 3, sest üks klass jäi väikseks ning oli jutte ja lubadusi vanemate poolt, et osa lapsi läheb ära teistesse koolidesse. Pärast selgus,
et minejaid oli vähem kui jutte sellest. Mõnikord aitab aeglasem reaktsioon saavutada paremaid tulemusi või nagu tänapäeval öeldakse, tark ei torma, ehk siis oleks võinud ka tegelikult vanamoodi järgi. Te hakkate lõpetama Tartu Variku kooli. Te olete sellenimelise kooli üks kõige tublimaid lend. Tõelised oma kooli patrioodid. Tõe ja õiguse eest võitlejad. Ilma teieta tundub koolielu kindlasti igavam. Ajaloo annaalidesse kaovad sellised värvikad tegelased nagu Aivar Parm, Kekka Sülo, arvukad tantsutrupid erinevaste linnunimedega. Te olete samas huvitav lend. Teie hulgas on väga tublisid õppureid, lausa andekaid. Teie hulgas on neid, keda õppimine kohe üldse ei huvita. On neid, kes kõikvõimalikul moel püüavad koolielu huvitavaks muuta ja on neid, kes silma ei paista. Võiks öelda, et läbilõige ühe kooli ühest tüüpilisest lennust. Aga aktiivseid noori inimesi on teie hulgas kindlasti protsentuaalselt rohkem kui mõnes ennem teid lõpetanud lendus. Teist ja teie tegemisteks võiks rääkida veel palju ja pikalt, sest materjali jätkuks. Aga ma jätan midagi ka päris viimaseks korraks, kui me teiega kokku saame, ehk siis 20. juuniks. Ennem tuleb teha muidugi eksamit, mõnedel õiendada veel ka võlad. Mingad võlad. Et siis uuesti 20. juunil kõik Haridus-Teadusministeeriumi saaks kokku saada. Samas on praeguse seisuga kiitusega kooli lõpetamise võimalus 5 õpilasel. Selleks tuleb aga lõpueksamit sooritada väga hästi ja eeldused on tegelikult selleks kõik olemas. Ja isiklikult tänan eilse meelespidamise eest. Purgid lähevad taaratagastusse ja raha nende eest lastekodulaste teatriskäikudeks. Aitäh! Seniks aga edu eksamitel, hoian teile pöialt ja kohtumiseni lõpuaktusel Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis. Head põrumist! Selle õppeaasta 1. septembril astusid meie kooli esimesse klassi meie kooli pesamunad. Kuna tehnilistel põhjustel pole võimalik neid täna siia koha peale tervitama teid tulla, on nad teile teinud lühikese tervitusvideo. Esimestele klassidele armsa tervitusvideo eest. Nad tunnevad suurt muret ja aukartust selle eest, et teil on ees raske ja keerukas aeg. Väikesed tervituskaardid nende poolt. Üheksa aastat ühes koolis, 9 aastat ühes klassis, võib-olla, et ühes pingiski. Põhikoolist leiad sõbrad kogu eluks. Nüüd esinevad teile Teele Lahe ja Karolin Puudist lauluga Sõbrale. Tule siia ja anna mulle käsi, tule siia ja Aeg-ajalt on hetki, kus sõbra tugi on parim rohi kõigile raskustele, mis meil teel ootavad.
8. klasside nimel annan sõna 8. B-klassi õpilasele Kristo Saarmale. Lugupeetud üheksandikud, õpetajad ja teised saalis viibijad. Te olete juba 5. lend Tartu Variku koolist, kes siit ära lendavad. 5 aastat tagasi olid meie koolis segased ajad. Lõppes üks ajastu ning algas uus. Võiks öelda, et olete esimesed juubilarid. Taas oleme olukorras, kus teiega lõpeb üks ajastu ning meiega algab uus, kuid uues majas. Meist ja teist jäi palju maha vanasse majja. Tihti leian end mõtlemas, et me ei saa enam iial minna sinna vanasse koolimajja, kus nii palju aastaid sai õpitud ja mälestusi kogutud. Need on mälestused, mis taas elustuvad, kui kohtume taas meie uues koolimajas. See aasta on olnud parajalt segane aasta. Me oleme õlg õla kõrval käinud, oleme ausad, raske oli, aga me oleme suurepäraselt hakkama saanud. Millised olete teie, meie tulevane 5. lend? Võiks öelda, et olete väga erilised. Olete teinud kõigi koolipäevi toredamaks ja meeldejäävamaks. Olete korraldanud üritusi, mis jäävad meie kooli ajalukku ja pikaks ajaks meelde. Lisaks kõigele on teie seas ka väga tublisid õppijaid, kes on toonud meie koolile palju au ja kuulsust. Olete jätnud siia kooli päris suure jälje. Tänu teile toimusid meie koolis olümpiamängud. Tänu teile korraldas meie kool Tartu Raekoja platsil flashmobi. Olete ühed suuremad kooli ajalehe eestvedajad. Lisaks pole vist keegi näinud nii sõnakat ja söakat erakondade pressikonverentsi, kui teie meile korraldasite. Vahel on lihtsalt vaja aur välja lasta. Meie selle aasta jõulupall toimus imeilusas Karlova teatris, kuhu tõite kokku kõik inimesed, kes täna siin saalis istuvad. Meie ühised teod liidavad meid. Meie kooliõpilased on tegijad. Meil on põhjust olla oma kooli ja lennu üle uhked. Te olete andnud meile suured sussid, millesse järgmisel sügisel peame astuma. Pole kerge suurtes sussides kõndida. Jääme teid igatsema. Kuid oleme kindlad, et leiate tee ka tagasi meie uude koolimajja. 8. klasside nimel soovin teile raudset meelt ja kindlat kätt eksamitel. Ärge andke kergesti alla. Iga raskus on selleks, et seda ületada. Aitäh teile. See on õpetaja, keda kardetakse, austatakse, jumaldatakse ja fännatakse. Palume kõnelema 9. klasside klassijuhatajate nimel õpetaja Katrin Klaasseni. Tere kallid üheksandikud, õpetajad, õpilased ja saalis viibijad. Täna olen ma sattunud eriti raskesse olukorda, sest mida saab öelda selle õppeaasta üheksandike kohta nii lühikese ajaga, nagu seda on üks enam-vähem normaalse pikkusega kõne. See pole lihtsalt võimalik. Nii eredat ja silmapaistvalt ägedat lendu ei mäleta küll keegi. Kauges minevikus ega lähiminevikus. Ei siin ega sealpool Emajõge. Üle trumbata on tulevastel õpetajatel 5. lendu väga keeruline. Kui mitte võimatu, tuleb loota imele. Mida siis öelda selle aasta lõpetajate kohta? Alustan A-klassist. Kõigepealt iseloomustab A-klassi lausa fanaatiline teadmiste janu. Näiteks Hanna, kes oskab küsida tunnis 1 000 000 küsimust. Enda kogemuse põhjal võin öelda, et õpetaja jaoks on neile vastamine küllaltki kurnav tegevus. Ning muidugi Trinity, kes jätab oma legendaarsed küsimused õppekäikude tarvis. Kohati on need nii otsekohesed, et isegi tuntud poliitikust kuldsuul Märt Sultsil võttis vastamine mõnevõrra aega. Nende edukust hariduse vallas tõestab ilmekalt fakt, et A-klassist suunduvad Treffnerisse õppima lausa 6 õpilast. Kui ma nüüd ei eksi. Võib-olla on see vahepeal veelgi suurenenud. Muidugi nii nagu looduses valitseb ka kirjeldatud klassikoosluses ikka mingisugune tasakaal. Leidub ka neid A-klassi õpilasi, keda õppimine nii väga ei eruta ja keda kohtab koolis harva ja mõnda kohe peaaegu üldse mitte. Arvan, et 9. A on tuleviku nägu. Vähemalt praeguse kesise naisministrite osakaalu valitsuses lõpetavad nad kindlasti. Selle klassi raames saab juba praegu naisministritest valitsuse kokku panna. Samas võib peaministri ametikoht tekitada armutut võimuvõitlust.
mida tõestavad ka meie selle aasta kirglikud parivalimised. Siinkohal sügav kummardus teile, A-klassi poisid, kes on suutnud selles emotsionaalses ja draamarohkes melus rahulikuks ja mõistlikuks jääda. Mõningate eranditega muidugi. Vastupidiselt A-klassi teatud feministlikule olemusele on 9B maskuliinne ja multifunktsionaalne. Pole valdkonda, mida B-klass ei valda. 9B on end kooli ajalukku kinnitanud muidugi eelkõige kompleksi vabade esinemiste kaudu. Aivar Parm ja tema loomingulised naiskollektiivid, Laine ja Leevikesed. Mõlemad popgrupid peaksid auhinnatud saama nii erakordse musikaalsuse, näitlejameisterlikkuse, tantsuoskuse ja eripreemia muidugi moekunsti eest. Nende moeteadlikkuse juures kannavad nad mängleva elegantsiga välja ka prügikottidest kleidid, miksituna moekate kontsakingadega. Siinkohal tuleb eriti tänada nimetatud gruppide loojat ning kunstilist juhti Ken Markust, kes on hoolitsenud ka koolielu teiste meeleolukate üllatusmomentide eest. Viimane eile. Õppimises pakuvad A-klassile karmi konkurentsi eelkõige Kevin ja Kaspar. Siinkohal pidasingi aru, et kus kohast nende tohutud teadmised küll tulevad. Ja jõudsin arusaamisele, et üheks edufaktoriks on tulemuslik aja planeerimine, sest üks neist armastab pidevalt tunnis kellale koputada, kartes, et ei jõua õigeks ajaks järgmiste teadmisteni. Lisaks on B-klass läbinisti sportlik, võistluslik ning haruldaselt visa. Viimast tõestab asjaolu, et just B-klassi Mailolt käib terve talve lühikeste pükstega ning ei karda lisaks külmale ei vett ega tuult. Eelnevast võiks jääda mulje, et B-klassi tüdrukuid jäävad kuidagi noormeeste varju. Või pole neid kuulda. Kõik, kes on kokku puutunud ärritunud Eneliniga, teavad, et see viimane küll tõsi pole. Siret suudab end kehtestada vähimagi pingutuseta ja Gertrud on tõestanud, et suudab pälvida klassivendade jäägitu tähelepanu ka ilma erilise jutustamiseta ning rahmeldamiseta. 9. B-klassi klassijuhatajana tahaksin parandada ka ühe vea. Minu käest küsiti hiljuti, et milline on mulle parim viimasel ajal tehtud kompliment. Ma ei osanud sellele kohe vastata, kuid mõtlesin sellele ja nüüd tean seda parimatest parimat komplimenti. Iga klassijuhataja on oma klassi nägu või oli see vastupidi. Siinkohal tahan ma oma kõnet lõpetama asuda, sest edasi läheb juba väga keeruliseks. On võimatu mõelda, et järgmisel aastal teid meie koolis enam pole. Paraku toob iga kevad kaasa koolide lõpetamised ja ei pääseme ka seekord. Soovin teile edukat eksamiperioodi ja seda, et suudaksite ise maailma muuta, mitte et maailm muudaks teid. Oli au teid õpetada, kallid lõpetajad. Jääme teid igatsema. Kõik meie harjumused saavad alguse väikesest lihtsast teost, väikesest muutusest. Ei pea palju olema, et me juba muutuks. Kutsume siia 4. A-klassi õpilase Ott Sümermaa looga Pisike puu. On kasvamas kuskil üks pisike puu, ta rohetab võra on haab. Suur tänu, Ott! 9. klasside nimel anname sõna 9. B-klassi õpilasele Kaspar Kasemäele. Kallid 9-ndikud, direktor, õpetajad ja õpilased. Esimesse klassi astudes tunduvad need järgmised 9 aastat nii pikad. Kool tundub nii suur ja võõras koht, et ei teagi kohe, kuidas need järgmise 9 aastat läbida.
vaikselt hakkad suhtlema teistega ning varsti avastad, et need 9 aastat on sõprade seltsis nii kiiresti läbi saanud ja juba on lõpp käes. Sõpradega koos on kõike tehtud, nii tundides kui ka väljaspool kooli. Kooli ajal suhtled kõige rohkem oma sõpradega, aga auväärikale teisele kohale jäävad muidugi meie õpetajad. Koolis käimine on nii tavaline, et me vahel unustame, kui suure teene õpetajad teevad meie tuleviku heaks. Kõik algteadmised, millega elus edasi minna, oleme me saanud põhikoolist. Õpetajad on suunanud meid tegema õigeid valikuid ja otsuseid, et meil oleks elus lihtsam. Muidugi ei saa öelda, et me õpetajad ära unustaks. Ikka meenuvad lahedad tunnid lahedate õpetajatega. Õpetajate päeva paiku on saadud ikka kingad ja kleit, tolmust puhtaks pühitud ja õpetajatele mõni etendus tehtud. Muidugi ei saa jätta mainimata armsaid klassijuhatajaid, kes on nende rasketel aastatel meile toeks olnud. Algklassides Maire Kiidron, Ingrid Abolkan ja Katrin Reino ja 5. kuni lõpuklassini Katrin Klaassen ja Ebe Tuike. Eksamiperiood on alanud ja tagasteed enam ei ole. Veesõda ja lõbu sai teile läbi ja nüüd on aeg näidata, mida oled õppinud need 9 aastat. See kehtib ka teile, 8-ndikele. Ärge arvake, et suvi on puhkuseks. Suvi on vana kordamiseks ja uue õppimiseks ning ajalugu on esimene aine, mida hakkate kordama, kuna minevikuta pole tulevikku. Tänan 9. klasside nimel kõiki õpetajaid oma raske ja vaevarikka töö eest. Meiega ei ole olnud kerge, aga saab öelda, et vähemalt lõbus. Erilist tänu klassijuhatajatele ja 9-ndikele, kes on olnud toredad kaaslased sel 9 aastal. Head põlvast eksamitel. 9 aastat siin koolis on lennanud justkui linnutiivul ning selle aja jooksul on nii palju muutunud. Õnneks olete teie seda suutnud jäädvustada. 8-ndikud on saadetud piltidest teinud 2 väikest kokkuvõtet teie oldud ajast meie koolis. Nautige! Kas mäletad, kui olime me väiksed veel? Kiirelt suureks saada tookord tahtsime. Uus ja huvitav siis suurte maailm näis. Ma tahtsin teada, kuidas päris elu käib. Klaasist nõiamaja unaeda me. Siis vana isaga koos ehitasime. Kui valgeid tähti keset tööd me üle lugesime nii ja naabri aias luurekad kõik mängisid. Vaata tagasi veel, aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja saad näed. Suureks saanud on nüüd vennaga lapsed mõlevad koos, kaasa võtame teed. Parim aeg oli see, kus olime siis. Aastal 94, 95. Kas mäletad veel, kas mäletad? Koos vennaga me jalgat mängisime siis, kui tuli uued teksad katki kukkusin. Lemmiklaule MTV-s ta aitas lindistada nii ja mina tõin siis talle uue Batmani. Vaata tagasi veel, aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja saad näed. Suureks saanud on nüüd vennaga õõd.
kas mäletad, kui olime me väiksed veel? Kiirelt suureks saada tookord tahtsime. Uus ja huvitav siis suurte maailm näis. Ma tahtsin teada, kuidas päris elu käib. Klaasist nõiamaja õunaeda me, siis vana isaga koos ehitasime. Kui valgeid tähti keset tööd me üle lugesime nii ja naabri aias luurekad kõik mängisid. Vaata tagasi veel, aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja sa näed. Suureks saanud on nüüd vennaga lapse põlvevikus kaasa võtame tee. Parim aeg oli see, kus olime siis. Aastal 94, 95. Kas mäletad veel, kas mäletad? Koos vennaga me jalgat mängisime siis, kui tuli uued teksad katki kukkusin. Lemmiklaule MTV-st ta aitas lindistada nii ja mina tõin siis talle uue Batmani. Vaata tagasi veel, aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja sa näed. Suureks saanud on nüüd vennaga lapse põlvevikus kaasa võtame tee. Parim aeg oli see, kus olime siis. Aastal 94, 95. Kas mäletad veel, kas mäletad? Koos vennaga me jalgat mängisime siis, kui tuli uued teksad katki kukkusin. Lemmiklaule MTV-st ta aitas lindistada nii ja mina tõin siis talle uue Batmani. Vaata tagasi veel, aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja sa näed. Suureks saanud on nüüd vennaga Meil on olnud alati traditsioon, et lõpetajad saavad mõne sümboolse meene. Sellel aastal otsustasime lõbutseda ja taldrikuid lõhkuda ning mille peale kirjutasime mõne ilusa soovi. Killud toovad ju õnne. Jagame igale ühele killu, mis jääb neid aastaid siin koolis meenutama. Õppides ja õpetades kasvab kõigil silmasära. Järgmist astet lõpetades rõõmuga sealt lendad ära. Palun siia teie viimast koolikella helistama tütarlapse, kes on vaikselt, aga väga kindlalt, juba väga varakult adunud, mida kõike on õpetajatel meile anda. Palun siia õpilase, kes on, kui ma nüüd ei eksi, esindanud meie kooli väga-väga paljudel olümpiaadidel ja seda ka väga edukalt. Palun siia 9. klassi õpilase Madli Mägi, kes saadab teid oma viimasse tundi koos klassijuhatajatega oma klassijuhataja tundi. Palun kõigil 9. klasside väljumiseks püsti tõusta.